Tere kallid maartulased, et meil on hea meel, et te jälgite meid, et te tunnete huvi selle vastu, mis linnas toimub. Täname teid küsimuste eest, mis te olete meile siiamaani saadnud. Tere lugupeetud linnapea. Tere! Et jätkame siis vastama. Järjekordne ports küsimusi, mis me täna üritame vastata. Suur ports või? No ikka paras. Nii, aga siis hakkame pihta. Linnaleht Maardu Panoraam ei jõua paljudesse postkastidesse, nii Muugal kui ka Kalaveresse. Tunneme muret selle probleemi osas. Et miks see toimub, et kus saab ajaleht kätte, kui see pole minu postkasti jõudnud? Mida linn teeb selleks, et tagada olukorra, et ajaleht tõepoolest jõuab igasse postkasti? Kui äkki kellelgi ei ole jõudnud tõesti postkasti ajaleht, siis selle saab kindlasti kätte kas Maardu linna valitsusest või siis Maardu Vabaaja keskusest Keemikute 12B. Aga milles on probleem? Tegelikult me eelmisest aastast kuskil septembrikuust suurendasime väljaannet kahekordselt, aga ikkagi kaebused tulevad ja me olime sunnitud sellel kuul teha ka teiste ettevõtetele, kes tegelevad leviga, ajalehtede levistamisega, tegime ettepanekut, et nad osales uues hankes. Et ilmselt meil tuleb valida teine ettevõte, kes hakkab sellega tegelema ja ma olen kindel, et me saame kõikidesse postkastidesse, mis Maardus on, ikkagi ajaleht sisse toimetada. Sest tõesti see olukord, kus me tegime nagu heal tahtel paremaks selle teenuse, aga kaebused ikka tulevad, et loomulikult me peame vaatama, kes seda teenust ikkagi osutab. Kas ta saab sellega hakkama või ei saa. Hetkel ma saan aru, et kvaliteetselt hakkama sellega ei saada ja sellepärast meil tuleb edasi minna. Nii, järgmine küsimus laegus Igarilt. Küsib, et tere, soovin küsida, millal Maardu postkontor suures Maximas hakkab korralikult töötama. Et nimelt arvab Igar, et töötajad ei hooli kliendist, töötavad nii, nagu jumal juhatab. Kontoris on alati jube pikad järjekorrad. Kas linna võiks luua teine postkontor? Linn oleks loomulikult huvitatud, kui linnal oleks nii 2 kui 3 postkontorit, sest suhteliselt vahe vanast rajooni, suute rajooni on päris linnaosast on päris suur, aga postkontorid on riiklik asutus ja linnal ei ole sellist võimalust ja võimekust kamandada nende tööd. Loomulikult ma räägin postkontorite inimega, palun neid siis, ma ei tea, parendades korrastada oma tööd, aga just mõjutada meil nagu sellist õigust ei ole kahjuks. Aga ütlen veel kord, et me püüame teha kõik, mis linnavalitsus sõltub, et parandada selle postkontori töö. See oleks küll väga hea, et näiteks kui nad saaks pikendada oma tööaegu või kuidagi haarata rohkem inimesi tipptundidel peale tööd näiteks. No me pöördume neil kirjalikult postkontori poole, Eesti Posti poole õigemini ja samas meil on siin probleemid ka teiste teenindamis asjadega, nagu näiteks Swedbanki panga siis need automaadid, pangaautomaadid, mille kohta tulid ka kaebusid nii suusõnaliselt kui telefoni teel, mida praegu siin kirjas ei ole, aga nendel teemadel me töötame, et parandada siis inimeste teenuste kättesaamist. Järgmine küsimus laekus Alegilt. Tunnen huvi, millal linn rajab kanalisatsiooni ja tänavavalgustust Piirnipuu puuestele, et sellele teelõigule Kreegipuu puuestest Altmetsa tänava poole. Olen kuulnud, et linna ja teeomaniku vahel käib kohtuvaidlus. Kas on lootus, et sel aastal probleem laheneb? Lootust on. Ilmselt see küsimus on igas minu vastu sellel päeval, kui ma vastan, aga vastame veel, kui vaja on, kui inimesed ei saa veel ei jõua inimesteni. Ütlen veel kord, et hetkel tõesti käib siis sundvõõrandamine, selle teelõigu sundvõõrandamine, kus on erafirma on omanik. Kuigi see võib minna päris pikaliseks protsessiks, siis me võtsime ka teise meetme kasutusele, et me teeme, seal on trassid, selle omaniku tee all on trassid, kes on ka teine firma, kes on omanik, kes tahab seda piirkonda arendada ja siin siis meie juristid kavatsevad teha sundvalduse andmine, et need sunniviisil need
trassid ja see maad, mis minna kuulub, antakse üle siis selle firmale, et et neil oleks võimalus rajada kaasaegne normaalne vesi ja kanalisatsioon sinna piirkonda, et töötame selle üle. Ja sellel aastal ma arvan, et me saame hakkama. See aasta on veel pikk. See aasta on pikk veel, jah. Nii, et siis jätkame muuga poolega. Et küsitakse, et terve rida linna elanike kirjutas selle küsimusele alla, et kanalisatsioonitrasside panekuga asfalteeriti Kallavere tee ja Õunapuu puueste vahelist teed täielikult, kui paraku kadusid remondi käidus kõik 3 kiiruse piirajad, nii-öelda lamavad politseinikud. Et kuna teekaart on väga hea ning tee on sirge, siis sõidetakse siin nüüd väga kiiresti. Piirkonnas palju ristmikke, mis haljastuse tõttu pole läbipaistvad. Samuti liigub ringi hästi palju lapsi. Turvalisuse tagamiseks palume taastada kiiruse piirajad Heljar Heina tänaval. No, üks positiivne uudis, või mitte uudis, vaid sõnum selles küsimuses on, et ikkagi teed on head ja seal kihutada võib. Aga ei tohi. Vastan lühidalt. Maikuus saavad need lamavad politseinikud sinna paigaldatud ja nad ei tule sellised metallis väiksed, vaid nagu kord ja kohus sellised täitsa õiged lamavad politseinikud, mis tehakse siis asfalti sellise kõrgendusega, nii et küsimus saab lahendatud maikuus. Aga jah, toredad uudised. Nüüd Maardulane Sergei küsib järgmist asja. Lugupeetud Maardu linnapea, Orumetsa tee 9 ja Orumetsa tee 7 majades elab palju väikseid lapsi, kuid hoovis pole ühtegi mänguväljakut. Lapsed jalutavad õues, kuid neil pole mitte midagi seal teha. Pingil majade ees koguneb pidevalt joodikuti seltskond ning meil on tõepoolest hirm meie laste turvalisuse pärast. Palume rajada meie hoovi ilus ja kaasaegne mänguplats kõigi pisimatele maardulastele. Ja umbes sarnane küsimus laekus ka Irinalt, kes elab adressil ringi 54. Meie majas on palju lapsi, kui neil pole mitte midagi teha hoovis. Palume väga paigaldada sinna lastele atraktsioone. Täname teid lahenduse. Hea küsimus ja neid avaldusi oli ka enne tulnud ja mis vastan terve linnale loomulikult, et laste mänguplatsid, laste mänguväljakud on loomulikult meil plaanis ehitada, kuigi me ehitame neid, ütleme, me ei saa igasse hoovi ehitada eraldi mänguplats. See on võimatu lihtsalt finantsolukorra pärast. Me võtsime suuna, et teeme teatud kohtadel suuremad mänguplatsid, kus siis lapsed lähedal olevates majad saavad mängida. Kuigi samas on igal majal võimalus osaleda selles projektis, mis linn on kuulutanud välja eelmine aasta, kus koostöös siis maja elanikuga, on ta nüüd korteriühistu või ta ei ole veel korteriühistu, kes saavad siis linna toel ehitada endale kas laste mänguväljaku, kas turvakaamerad, kas laiendada parklad või mingisugused teised sellised suunad, mis on seotud elanike parema teenindamiseks. Ja see summa, mis iga maja võib taotleda, ta võib ükskõik kui suur olla, aga linn toetab seda projekti 3000 euroga. See on maksimaalne, mis linn pakub välja. Eelarves on hetkel selleks eraldatud 30 000 eurot ja ma arvan, et aprillikuus, kui tuleb lisaeelarve, me suurendame neid summasid kuskil, ma ei hakka praegu kuskil ütlema, kuskil 4-50 000. Seoses sellega, et eelmine aasta oli ka eelarves sama summa ja me vaevu saime sellega hakkama, sest taotlejaid oli palju. Nii et eriti ringi 54, et neil on seal korteriühistu olemas, et las nad taotlevad ja linna abiga saavad sinna ehitada omale kas laiendada parkimisala või ehitada endale laste mänguväljaku või mis iganes, et pöörduge meie poole ja koostöös siis majaga ja linna rahakotiga me saame nende probleemidega hakkama. See sama Sergei, kes elab Orumetsa 9 ja Orumetsa 7, selles hoovist on jutu, et ta väidab, et see hoov on siuke läbisõidev koht ja need autod, mis sõidavad läbi, nad kõik kiirustavad tõepoolest hästi palju ja hoovi paigaldatud märgist pole mingit kasu ja neid olukordi, mis on eluohtlikud, tekib meil hoovis pidevalt.
Kas sinna oleks võimalik paigaldada lamavad politseinikud? Kas lamavad politseinikud või mõni tee üldse kinni panna, et ta ei oleks läbisõitav, kindlasti me selle teeme ja ma saatsin sinna kommunaalosakonna spetsialistid, kes teevad ettekanne ja me vaatame, mis sinna kõige turvalisemalt saab teha, et samas ei häiriks ligipääsu majadele ja et need autod, kes seal tuleb välja, et ka head teed seal, kus võib kiirust ületada, et teha see piirkond turvalisemaks ikkagi, et selle üle me töötame. Suur tänu, lugupeetud linnapea, et siis tänased küsimused saanud meil selleks korraks läbi. Et suur tänu, saatke meile need oma ettepanekud, oma küsimused ja see aadress, emaili aadress on endiselt seesama linnavalitsus@maardu.ee ja samuti saab oma murest või probleemist teadada telefonil 60 60 723. Aitäh küsimuste eest ja ootan huviga ka teisi küsimusi, mil me kindlasti vastame.